Tavalisele Tallinn-Tartu vahelisele bussireisijale on Puurmani lihtsalt maastik meierei korstnaga. Ühest otsast sõites paras tukkuma jääda, teisest üles ärgata. Tehkem täna siin pisut pikem peatus. Esimene mees Puurmanis, keda kohtame, on vallavanem Vello Pettai ja saimegi kokku siin vallamaja ees. Mis on siis Puurmani küla nõukogu, kas ta on ja üldse see Puurmani, kas ta on küla või asula või alevik või millist ametlikku nime kasutatakse? Puurmani on praegu alevik. Küla nõukogu koosneb meil kahest suuremast piirkonnast. See on siis Puurmani piirkond ja Saduküla piirkond. Täna vast räägiksime siin ainult siis Puurmani piirkonnast. Nagu mainisin, on praegune keskus siis aleviku seisuses ja peale selle Puurmani piirkonnas on meil veel 8 küla. Kui teeksime nüüd kähku kiirinventuuri, millised asutused peale 3 vaala, mille peal Puurmani püsti seisab, see on tehas, kolhoos ja keskkool, mis siin veel paikneb? Puurmani kujutab endast teatud terviklikkust, kuna siin on peale siis nende 3 asutuse, millest siin rääkisime, on veel ka oma kaubandusvõrk olemas, kaubanduskeskus ja kaubanduskeskus oma tööstuskaupade ja toidukaupade näol, oma söökla, oma teenindus. Meil on ka 2 noort õmblejannat, kes asusid tööle möödunud suvel avatud õmblus töökojas. Juuksur, kommunaalsaun, side. 2 metskonda. 3 metskonda. Jaa, meil on peale 2 Jõgeva metsamajandile alluva metskonna, Kursi ja Piknure metskonna on meil ka sõjaväe metskond, mis allub otse siis sõjaväe ringkonnale. Ja kui palju elanikke üldse on? Palju külades, palju siin alevikus? Puurmani piirkonnas on 1510 elanikku ja huvitaval kombel pooled neist elavad praegu Puurmani alevikus ehk siis Puurmani linnas ja pooled siis külades. Linnastumisprotsent on 50. Mina pean ütlema, et ma olen ka ise, nagu vanasti öeldi, Puurmani või Kursi vallast põhku saanud. Loen seda paika oma kodukohaks, kodukandiks aastat 41-49, elasin siin. Teie olete nime järgi otsustades Lõuna-Eesti mailt pärit Pettai. Kui kaua te juba siin Puurmanis elate ja kas olete migrandiseisuses või naturaliseerunud? Olen tõesti Lõuna-Eestist välja rännanud ja sel aastal saab 30 aastat, millal astusime siin grupi poistega tundmatule Puurmani pinnale. Tööstusliku Puurmani kõige tähtsam mees, Alar Sööt. Kuidas teie ametinimetus täpselt kõlaks? Ma tean, teil on väga pikad nimetused ja keerulised. Kuulute vist Tallinna tehasse, Kalinini tehasse alla või elektritehnika tööstuse koondis või kuidas see täpselt kõlab? Täpne nimetus on teadustootmiskoondis elektrotehnika, Puurmani rahvatarbekaupade elektrotehnika tehase, mina siis direktor. Nii, ma tean, et ajaloo jooksul see tehas on olnud mitu korda abielus küll Voltaga ja küll Rõngu
elektromehaanikatehasega ja on ta olnud ka omaette. Kas on ette näha ka siis tulevasi abielulahutusi või olete rahul omaga? No praeguse toodangu spetsiifikat arvestades oleme üsna rahul selle alluvusega. Sellepärast sellist toodangut muidugi ilma suure ematehaseta oleks üsna raske teha. Mis puutub perspektiivi, siis ei näe praegu ette tulevasi abielulahutusi ja uuesti abielusse heitmisi. Vast ainult ime käivitumine viiks selleni. Kuidas siis see asi välja näeks, ei oska täpselt öelda. Kujutan ette, et sellisel juhul koondis hakkaks alluma vabariigile ja võib-olla sellisel juhul oleks siis mõeldav ka meie tehase allumine vabariigile loomulikult, võib-olla et isegi rajoonile ja võib-olla siis on võimalik siin tehases hakata tootma selliseid kaupu, mis oleksid eelkõige vajalikud rajoonile, vabariigile. Ütlesite, et olete laiatarbetootjad. Kui lai tarve siis sel kaubal on, mida te toodate ja mida te üldse toodate? Me toodame palju räägitud elektrikaminaid, mille tarve vabariigis on väga väike. Vabariik jääb sellest meie toodangust ainult kuskil 8–10%. Selle eest on nende tarve üsna suur Kesk-Aasia liidu vabariikides ja mujal liidus ja selle juures ei maksa unustada seda, et selle vastu saab vabariik jälle teisi rahvatarbekaupu vahetuskaubana mujalt. Ütlesite, et vabariigis on minek väike. Mis süüdi on, disain või? Arvatavasti jah, nagu öeldakse, maitsed on erinevad ja peab ütlema, et see kamin, tähendab, tema aluseks oli kunagi küll ühe Inglise toote, minu teada Inglise toote prototüüp. Nii et ta kunagi võib-olla rahuldas ka meie rahva maitsed, praegu seda muidugi ta enam ei tee. Ja mida veel toodate? Peale selle toodame aku käivituslaadimisseadmeid Start. Nendest jääb ligemale pool, või mitte ligemale pool, vaid kuskil pool vabariiki. Ja selles suhtes ei ole veel vabariigi tarve kaetud, nii et selles suhtes me võime täiesti neid edasi valmistada, nendel minekut on. Peale selle toodame teleri aluseid, nendest jääb vabariiki allapoole ikka. Ja siis nipet-näpet on serveerimistangid ja akuühendusjuhtmed. Kui palju Puurmani inimesi siit siis teie tehasest oma leiva saavad ja kas kaader on püsiv või on voolav? Peab ütlema, et kaader on üsna püsiv. Rahvast on meil praegu 215 inimese ringis. Liikumist on suhteliselt vähe, vast sellepärast, et maaelanikkond on üldse siiski märksa püsivam kui linnaelanikkond. Ja üheks voolavuse põhjuseks on meil praegu ka elamispinna puudus. Kunagi jalutasid sellel Pärnade alleel krahv ja krahvinna Mandöifvelid. Nüüd jalutame sinuga Puurmani elupõline õpetaja Etna Nadel. Mis ajal see park ja loss üldse siia ehitati ja rajati? No sellest saab juba üle 100 aasta, kes neid aastaid väga täpselt teab, aga on teada, et vana loss oli puust jõe ääres, aga see uus loss ehitati siis hiljem
Noh, ikkagi sajandi, eelmise sajandi. Ja sel ajal kandis see koht nime, ta ei olnud siis Puurmani, ta oli Talkov. Ja see on sellega seotud, et siin põletati lopja vist kõvasti. Jaa, aga olen ka kuulnud, et Rootsi kuninganna Kristiina olevat kinkinud selle mõisa hiljem ühele kindralile, buurmeistrile ja arvatakse, et nimi Puurmani on tulnud sellest. Jah, no loss on suur ja vägev ja ka see rajatis siin see park, teda on vist oma 6 hektarit. Ja mis väga meeldiv on, et ta on rajatud väga kindla pargiarhitekti projekti järgi. Lossi esine osa on prantsuse stiilis, sümmeetriline, aga siin lossi tagumine osa inglise stiilis, vabavormiline. Natuke metsikum. Ebasümmeetriline. Ja siin on veel inimkätega kaevatud tiik, korralik saar seal keskel. Ja ka need saared, mida me nüüd siin Petja jões näeme, ka need on inimkäte töö. Pärimuse järgi olevat selle tiigi kaevanud kloostri mungad käsitsi ja muld olevat veetud siit parvedega Pedjale ning selle mullaga olevatki kujundatud jõesaart. Nii, ma olen kuulnud seda, et sellel saarel käis krahvipaar aeg-ajalt hommiku kohvi joomas. Jaa, ma olen ka seda kuulnud, sest oli siin ju krahvipaadi sadam ning olevat siin olnud ka trossidega veetav parv, millega siis sõideti Jõesaarikule ja seal Jõesaarikul oli siis selline väikene suvemajakene. Paviljoni tüüpi. Paviljon, kus sai ka vihmavarjus olla. Seda mäletan minagi veel, kui see püsti oli. Jah, teenindaval personaalil oli siis tükk tegemist, et kohvi tee peal ja saiakesed ära ei jahtu. Jaa. Mida võiks siis üldse krahvipaari kohta ütelda, mida rahvas neist mäletab? Mina olen kuulnud, et krahv olevat võrdlemisi rahvamees olnud. Jaa, olevat olnud lihtne mees, rääkinud tööinimestega juttu, aga krahvinna, keda hõigati kreefinaks, olevat olnud väga uhke ja tige inimene. No seda võib sellestki järeldada, et kui me seda lossi vaatame, siin on üks hilisem juurde ehitus, mida kutsutakse norskamist ja toaks. Krahv oli nii lihtne inimene, et ta isegi une peal norskas. Ja see olevat siis krehvina und väga seganud ja kuna siis lossi 32 toast ei leitud väärilist, siis ehitati lossile juurde ehitis, kus siis krahv vanas eas magas eraldi ja tõepoolest me tunneme seda siis krahvi norskamise toa nime all. Jah, ma olen kuulnud, et siin oli ka ratsionaliseerimise korras tehtud krahvil üks selline seadeldis, millega neid kõnniteid üle rehitseti. Siin ei tohtinud kellegi jälgi olla, ei maarahva ega kellegi iga hommikul üks mees sõitis hoburakendiga läbi, kus olid luuad nagu looreha taga. Jaa, nii olevat pargiteed kõik puhtaks pühitud ja olen veel kuulnud, et lossi ees oli siis igal hommikul liiv rehitsetud ning esimesena tohti siis astuda sinna peale krehvin oma jalajäljed. Olen kuulnud, et tal Eestimaal oli 17 mõisat, kuid tal oli ka veel Liivimaal mujal mõisu. Aga peale selle olid tal suured majad Tartus, Tallinnas. Siis oli tal lubja põletamisahje, vase sulatamise vabrikuid ning olevat suur laev olnud Tallinna sadamas. Nii et oli väga rikas mees. Ja mitmekülgne ärimees. Mitmekülgne ärimees, nii et nii põllumees kui ka tööstusega tegeles.
Mis aastast Puurmani keskkool töötab? Puurmani keskkoolina töötab 1954. aastast, aga 1923. aastal koondati siia kokku ümber kaudsed väiksed koolid sellesse lossi. Nii et alguses ta oli siis 6-klassiline, siis 7, 8-klassiline ja lõpuks keskkoolina. On töötanud nüüd juba ka 35 aastat. Kui siniselget lootust näed, kui ülast valget hoiad käes, hüüab sulle hiire kõrvu siidne laas, on kevad tulnud taas. Nii rõõmsana nüüd saavad veed, ei hetkeks enam peatume, ümberringi päiksekite pillerkaar, on kevad tulnud taas. Aianurgas leidnud kaase otsas pesa, täpiline kuldnokapaar. Lootusetut võitlust päevavarjus peab, vaid mõni üksik lumine saar. Nüüd jätkub valgust kõigi jaoks ja talvetusk su kõrvalt kaob. Lauluks suureks südames saab rõõmuraas, on kevad tulnud taas, on kevad tulnud taas, on kevad tulnud taas. No kui rääkida nüüd Puurmani kandi kuulsatest poegadest, siis vist on siit nimetada 2 akadeemikut, Hans Kruus ja Paul Ariste, kes ka mõned aastad on lapsepõlves siin elanud. Tema isa oli Krahvi Puussepist. Ja ta elas praeguses õpetajate vanas elamus ja kunagi meil oli siin Puurmani päev, siis professor Ariste väga toredasti rääkis oma mälestusi, kuidas ta siis siin Kreivinit kartis. Mõisalastega mängis ja kui suurt head meelt nad tundsid, kui Greffin Luige käest peksa sai. Jah, no kellel selle üle hea meel ei oleks olnud. Kes on nüüd viimase aja, ütleme, keskkooli lõpetajatest vabariigis tuntumad nimesid? Minul tuleb kohe meelde näiteks filmimees Valentin Kuik, karikaturist ja kunstnik Rein Lauks, Asta Põldmäe kirjanik. Ja kuna olen keemiaõpetaja, siis kohe tuleb mul meelde Ilmar Koppel, kes on keemiakandidaat, kes on käinud loenguid pidamas Ameerika Ühendriikides mitmes ülikoolis. Ja on teisigi palju tublisid. Kui palju on kool mõelnud sellele, et park hakkab vananema? Aastaid tagasi oli meil niisugune traditsioon, et iga keskkooli lõpetaja istutas oma puu. Nüüd viimastel aastatel nagu ei ole seda järgitud. No park on ise uuenenud loomulikul teel, aga tõepoolest vanad puud on ikkagi enamus juba loomulikku surma surnud ja suured tormid on oma töö teinud. Ma arvan, et peaks uuesti seda traditsiooni elustama. Ja mõtlema järel tulevate põlvede peale ka. Jah.
Tere õhtust! Alustame siis meie aasta viimase mälumänguga. Ja täna teeme ühtlasi ka selgeks, kes on parimatest parim. Esimene küsimus kõlab niimoodi. Kelle tuntud mehe mälestustest pärinevad need laused? Olin 2 aastat ja 3 kuud vana, kui tulin Puurmani ja 5 aastat ja 3 kuud vana, kui sealt ära läksin. Jüripäeval tuli isa mõisa puusepaks ja lahkus sealt tagasi Peipsimaale sepaks. Millise tuntud mehe mälestustest on need laused? Siis akadeemik Paul Ariste, sündinud on ta 3. veebruaril 1905. aastal Tormas. 1927. aastani oli tema perekonnanimeks Berg, elas jõeäärses majas. Järgmine küsimus. Kuperjanovi partisanide pataljoni ametlik sünnipäev on teatavasti detsembris 1918. aastal, mil leitnant Julius Kuperjanov saab loa tookordselt 2. diviisi ülemalt kolonel Limbergilt erilise partisanide salga moodustamiseks. Ja nüüd küsime, millal täpsemalt, see tähendab mitmendal detsembrikuu päeval on siis kuulsa Kuperjanovi partisanide pataljoni sünnipäev. Toome vastused ära. Õige vastus on 23. detsembril. 21. detsembril Kuperjanov lahkus Tartust ja tuli Puurmani poole. Nii, jätame nüüd muusikapausi vahele ja Toomas Annuk, ma palun teid, teeme ühe väike